kõigile järjekordsele Tartu linnaajaloopäevale. Seekord siis juba on see järjekorras 37, mis on päris soliidne arv. Ja iga aasta oktoobri viimasel reedel oleme tähistanud Linnamuuseumi sünnipäeva niisuguse ajaloopäevaga. Ja sageli oleme sidunud selle linnaajaloopäeva teema meie näitusega ja nii ka seekord avasime selle aasta kevadel näituse 20. sajandi Tartu usuvooludest ja leidsime, et see on niivõrd põnev teema, et sellest võiks rääkida sügisel pikemalt edasi. Ja nõnda siis on. Ja näitus ja tänane linnaajaloopäev on ka sedakaudu väga tihedasti seotud, et kaks näituse kuraatorit, Siim Vill, kes on Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistrant, ja Nele Dreesen, kes on meie muuseumi ekspositsiooni osakonna juhataja, kes siis kureerisid ühte osa mõlemad näituses, esinevad täna nii ettekandega, kui on ühtlasi ka tänase päeva moderaatorid. Ja hommikuse ploki moderaatoriks on Nele, kellele ma kohe annan sõna edasi, kes räägib pikemalt päevast. Mina omalt poolt soovin toredat, sisukat, põnevat päeva, head kaasamõtlemist, head kaasarääkimist ja kõik te olete oodatud päeva lõpus meie sünnipäeva ringlit sööma. Aitäh, kõike head! Ja tere tulemast ka minu poolt. Suur rõõm on näha, et usk toob nii palju inimesi kokku. Ja mina siis tutvustan lühidalt, millest täna juttu tuleb. Nimelt meil on täna konverentsil 2 poolt. Esimeses pooles 4 ettekannet, teises pooles siis 3, millest üks ettekanne näitab ka päris põnevaid usuga seotud filme. Selle 2 ploki vahele jääb lõunapaus 13:10 kuni 14:10. Ma väga loodan, et me peame ajast kinni, siis on kõigil palju parem olla. Ja kellel veel ei ole võetud meie päevakava paberkujul või siis annotatsioone, siis need on kenasti seal laua peal olemas. Siis räägin veel selle ära ka kindlasti, et tänane päev ei lõppe mitte konverentsiga, vaid kell 8 algab meil Kirjanike Maja kultuuriklubis, mis on Vanemuise 19, pidu Püha müristus, kus siis meil on toredad diskorid, kes siis lasevad erinevat muusikat, mis on mingitki pidi usuga seotud. Ja kindlasti palun teil panna oma nimikirja ka meie külaliste raamatusse. Seda on hea vaadata pärast aasta, 2 aastat hiljem, et kes meil siis täna ka külas käisid. Ettekannetest nii palju, et igale ettekandjale oleme andnud 25 minutit. Mina hakkan paberiga näitama või siis Siim teises pooles, et vaatame, kuhu me jõuame selle eksperimendiga. Ja 5 minutit on ka siis mõeldud igale ettekandjale, et tema käest saab küsimusi küsida. Nii et minu palve on, et ärme siis ettekande ajal küsimusi küsime seda 5 minuti jooksul. Soovitan küsimused kirja panna, sest mõnikord lähevad need meelest ära. Siis on ka lihtsam. Ja väga tore on see, et meil on mõlemas plokis ka liikumiskava. Ühesõnaga, me saame natukene liigutada ennast 5 minutit, et liikumist kureerib Reet Karro, kes siis pärast ennast ka hiljem tutvustab. Ja minu poolt ongi kõik. Ma palun siia meie esimese ettekandja Lea Turve. Aitäh! Tere hommikust, austatud kuulajad. Minu ettekande pealkiri on ja siis eestlaste religioossus usulises pöördes ja teemaks siis üksikisikud ja nende religioossus. Seda on siis oluline tähele panna, sest et üksikisikute roll on siis selles pöördes määrav. Nüüd religioossusest me räägime siis, kui kõne all on religiooni määr
ja eripärad. Et miks siis, et jah, et kui küsida, et mis vahe on religioonil ja religioossusel, siis religioossus märgib määra eripärasid. Nüüd religioossus on muutumises, sest me elame siis usulise pöörde ajastul. Ja seda pööret siis suunavad mitu üheaegset protsessi ja küllap neid tegureid, mis seda pööret siis mõjutavad, on veelgi, aga mõned toon välja, ehk siis sekulariseerumine, mis jätab endast maha religioosselt mõtestamata eluvaldkonnad ja see on pannud inimesi otsima uut mõtestatust. Sekulaarsed eluvaldkonnad mõtestatakse siis religioosselt uuesti ja siia tuleb kommentaaris kindlasti öelda, et mitte kõikide inimeste jaoks ei ole oluline erinevaid eluvaldkondi religioosselt mõtestada, aga neid inimesi kindlasti on küllalt palju, kes siis asuvad religioossete otsingute teele. Nüüd teiseks, kui veel sajand tagasi kuuluti kirikusse sünnipäraselt, siis täna on see järjest enam valik ja see on ka väga oluline tähele panna, et religioonist on saanud valik, sest need valikud siis seda pööret ka suunavad. Nüüd kolmandaks, kristluse kui valiku kõrvale on tekkinud teisi, eriti tuleb siinkohal mainida siis uut vaimsust ja mingisuguses kaalus on ka maausk, aga sellest täna räägib Nele võib-olla pikemalt. Maausk siis mitte üksnes maavalla koja liikmete mõttes, vaid ka laiemalt. Samuti siis arvukad uususundid. Nüüd valitseb religioosne pluralism. Sekulariseerimise tõttu võib siis kristlus osutuda täna sama võõraks kui mis tahes muu religioon, kui me mõtleme seda, et lapsed kasvates sekulaarses keskkonnas, siis igasugune religioon võib olla võõras ja sama võõras võib olla ka kristlus, kuigi ajalooliselt kuulume me kristliku kultuuriruumi. Ja neljandaks, modernsete ja postmodernsete ideede väärtuste alusel võib uus vaimsus siis osutuda mõistetavamaks kui ajalooline kristlus ja see on siis, see uus vaimsus on arusaadavam, sest kasutab sageli siis sekulaarsete eluvaldkondade keelt, kust ta siis seda keelt laenab teadusest, haridusest ja meditsiini valdkonnast ning seetõttu see uue vaimsuse sõnum või ka õpetus võib olla kergemini vastuvõetav või kergemini aru saada. Ja, aga ikkagi endiselt, kui räägitakse religioonist, siis täna Eestis ikkagi see seostub eelkõige ikkagi kristlusega ja kirikuga. Kirik on olnud siis institutsioon, mis on püsinud tänu poliitilisele võimule. Kirik valdab tõde, õpetust ja pühitsust, seda usutakse. Täna on olukord väga palju muutunud, kirikud on endiselt küll alles, religiooni püsimist ei määra enam riik ega kirikud, vaid eelkõige üksikisikud oma valikutega. Ja nüüd milliseid valikuid üksikisikud teevad, sellest siis ma hakkangi lähemalt rääkima, mida nad valivad. Kõigepealt kristlus eestlaste seas. Kristlaseks peab end hinnanguliselt viiendik eestlastest ja veerand kuni viiendik pooldab ka kristlikke uskumusi ja veerand eestlastest loeb siis kristlikku kirjandust, sealhulgas ka piiblit. Nüüd see, et inimesed loevad kristlikku kirjandust, ei tähenda tingimata, et nad oma elus sellest joonduksid, aga 70% siis nendest, kes loevad, on öelnud, et nad on leidnud sellest kirjandusest tõde, mida nad järgivad igapäevases elus. Nii et siit võib siis meeles pidada seda, et kristlasi, neid, kes ennast kristlaseks peavad ja ka tõepoolest kristliku praktika uskumustega seotud on, et need on siis viiendik eestlastest. Nüüd kuigi jah, ligi pooled eestlastest on ristitud, peab end mõne koguduse liikmeks ainult 17% ja ühesõnaga kristlik praktika, kui me võtame käime ja me räägime kirikus käimisest, et tundub, et pooled käivad kirikus, et väga
väga imelik, ütleme, kui viiendik kuni veerand on kristlasi, siis kui peavad ennast kristlaseks, siis see pooled tähistavad siis seda ühte korda, kes tähendab, et see suur protsent tuleb sellest, et suurem osa nendest, kes kirikus käivad üks kord aastas jumala teenistusel peretraditsioonide raames. Seda peab siis kindlasti mainima, aga siinkohal jällegi me saame ikkagi väita, et ka seesama jõulutraditsioonide tõttu see side või seos kirikuga on ikkagi jäänud peaaegu uuesti. Ja Kristus on siis levinud eelkõige vanema generatsiooni seas. Ta on siis seotud paljuski peretraditsioonidega ja nende toel Kristus on siis püsinud. Kui läheme Luteri kiriku juurde, Luteri kiriku liikmeskond on ju seni suurim ikkagi, kui räägime kristlastest, siis enamus kristlastest, kui räägime eestlastest, ega kuulub ikkagi Luteri kirikusse. Aga nüüd siis andmete analüüs näitab seda, et need, kes peavad ennast luterlaseks, siis nemad tingimata, ütleme see väide, et ma olen luterlane, see tingimata ei seostu kristlike uskumuste ja praktikatega. Ja miks pärast siis? Sellepärast, et Luteri kiriku liikmeskond ja ka katoliku ja õigeusu kiriku liikmeskond on tugevalt mõjutatud juba uue vaimsuse ideedest ja nemad küsitlustes valivad ka teisi uskumusi, eks ole, mitte ainult kristlikke, vaid ka uuest vaimsusest pärit uskumusi ja selle tõttu ei teki sellist seostatud gruppi, eks ole. Luterlased ei kuulu loomulikult sellesse kristlaste gruppi. Nüüd ja nende luterlaste juures on siis märgata uue vaimsuse mõju, Jumal on järjest vähem piiblipärane ning aina rohkem on ta kõrgem jõud või midagi muud sarnast. Ligi pooled neist usuvad reinkarnatsiooni, veidi üle poole usuvad horoskoope, suurem osa usub sensitiivide võimetesse haigeid tervendada ja suhtumine üldiselt uue vaimsuse enamasti hea, aga vähesed siis tegelevad. Nüüd tulles selle juurde jälle tagasi, et viielik on veerand eestlastest võiks pidada kristlasteks, ise väidavad ka, et on kristlased. Siiski, kui uurida individuaalset religioossust, mida inimesed üleüldse usuvad, siis selgub, et selline uskumus, et usutakse küll Jumalasse, tähendab, ei usuta küll Jumalasse, kuid usutakse, et on siiski keegi või miski, mis valvab inimeste üle, kaitseb neid, korraldab nende elu ja tasub head neid karistab. Algab sellises ebamäärases sõnastuses usk on tegelikult väga levinud. Ja see näitab tegelikult, see on sellise kristluse varjatud mõju või ütleme niimoodi, et need inimesed enamasti kristlaseks ennast ei pea, ega nad ei pea ka seda uskumust kristlikult. Kuigi see on tegelikult kristlusest pärit. Ja selline meie kultuuriruumis me võime siis väita, et selline uskumus, mis on laialt levinud, ta on kristlust pärit nii mingisugusel varjatud moel. Kristlus siiski mõjutab eestlaste religioossust siiani päris suurel määral ja ma olen nimetanud seda nähtust peidukristluseks, et see ei ole selgelt väljendunud. Ja kui palju siis neid võiks olla? 60% eestlastest on nõus väitega, et on olemas mingi kõrgem jõud, mis nende elu juhib ja neid olukorral kaitseb. Ja nüüd 52% usub, et tähtsad elusündmused pole juhuslikud, need on ette määratud. Aga siin muidugi ei pea üksnes viitama kristlusele, vaid siin võivad mängu tulla ka juba usk astroloogiasse või karmaseadusesse, mis samamoodi võib tähendavad ette määratust kinnitada. Et sellist varjatud kuulu kristlust võiks siis nimetada peidukristluseks. Nüüd lähme edasi. Jällegi tuletame meelde seda, et viiendik kuni veerand eestlastest väitsid, et nad on kristlased, aga ometi soovivad
suurem osa, see siis erinevatest küsitlustest siis sõltuvalt kas siis 3/3 või 2/3 eestlastest soovib, et Euroopa ja sealhulgas Eesti jääks eelkõige kristlikuks. Et miks siis, kui nad ise kristlased ei ole, miks nad siis seda siis soovivad? Ja seda soovi, et keegi teine tagaks kristluse olemasolu, nimetatakse siis vikaarreligiooniks. Mina olen seda tõlkinud asenduskristluseks ja vikaarreligiooni mõiste tõi kasutusse Grace Daly, et on väitnud, et vikaarreligioon on religioon, mida teostab aktiivne vähemus palju suurema hulga inimeste tarvis, kes mitte üksnes ei mõista, vaid ka kiidavad heaks enne, mida vähemus teeb. Nii et asenduskristlus siis Eestis, nagu juba öeldud, jah, 3/3 kuni 2/3 kuni 3/3 siis soovivad, et Euroopa jääks kristlikuks, aga lisaks soovivad, et kirik võiks olla kaasatud riiklikult tähtsate pühade sündmuste tähistamisse, et kirik peaks püsima oma traditsiooniliste kombetalituste juures ja püüdma neid võimalikult vähe kaasajastada ning et kirik peaks jääma kindlaks oma õpetusele, moraalinormidele ning mitte kaasa minema kõikide ühiskondlike muutustega. Ehk siis, et lõpuks võib küsida, et miks siis soovib 2/3 kiriku püsimist sellisena ja traditsioonilisena, nagu ta on, kui nad ise kristlased ei ole. Nii et vaatame siis lähemalt, mis need põhjused võiksid olla. Et 2017 toimus siis küsitlus, siin 62% eestlastest nõustus väitega, et Euroopa kultuur peaks jääma ilmselt kristlikuks ja põhjused nüüd, et kristlus aitab hoida kultuurilist identiteeti, kristlus aitab hoida püsivana traditsioonilisi moraalinorme, soorolli ja peremudelit, kristluse olemasolu takistab islami levikut, kristlus aitab hoida kodanike vabadusi ja kristlikud kombetalitused elu pöördepunktide tähistajana on ilusad ja jõulujumala teenistus kuulub siis peretraditsioonide hulka. Need olid siis põhjused, miks soovitakse, et kristlus püsiks. Ehk siis jällegi siin me näeme, et see kristluse mõju on suurem või püsivam, kui ütleme, kui me vaatame pelgalt neid numbreid, mis siis mõõdavad kristliku uskumuste praktikat identiteedi ulatus, siis me saame palju nigelamad tulemused, eks ole, aga ütleme, mingi kultuuriline mõju on veel päris tõus. Nüüd vaatame siis ka lisaks mitteusklikud, mis me saame nende kohta öelda. Ühesõnaga, eestlasi, kes peavad ennast religioosselt ükskõikseks ateistideks või mitteusklikeks, on siis hinnanguliselt kokku 1/3. Ja nende hulka pole siis arvatud vaimselt mitte religioosseid, et need on hoopis teine grupp, teine rühm. Ja see, kui inimene peab ennast mitte religioosseks, ei tähenda tingimata, et tal puuduksid religioossed uskumused. Et igasugused, eks ole. See pigem tähistab siis nüüd seda, neid, kes siis peavad ennast eelkõige mitte kristlasteks, et religioon seostub eelkõige kristlusega. Nüüd ja nüüd siit tulebki välja see, et need, kes ennast mitte religioosseks peavad, on, kuidas öelda, eelkõige kiriku kaugel või kristluse kaugel inimesed. Ja neil ei pruugi olla tingimata religiooni vastased hoiakud. Eks ole, nad on lihtsalt religioonist eemal, lihtsalt kristlusest eemal, aga neil ei pruugi isegi olla mingisuguseid selliseid negatiivseid ettekujutusi kristlusest enam. Nii. Me jõuame nüüd siis teise grupi juurde hoopis, keda need religioonivastased hoiakud iseloomustavad. Need on siis need inimesed, kes väidavad, et neil on individuaalne religioossus.
see digitaalne religioossus on kõige enam levinud identiteet Eestis, religioosne identiteet. Või ütleme, see, kuidas inimesed ennast religiooni suhtes määratavad, see on siis kõige levinud. Et väide, et mul on oma usk, mis on sõltumatu oli kirikutest ja religioonidest, või siis sarnane väide, et ma ei poolda ühtegi religiooni või kirikut, mul on oma usk peab, kui sa kuuled eestlased väidavad sellest, et neil on oma usk, nad ei vaja institutsiooni tuge või jah, ja või siis sama, et see minu suhe Jumalaga, aga isiklik usk ei vaja tuge kirikut, ehk siis tuleb siis juba välja see institutsiooni vastasus ja tõepoolest mitte siis ateistid, mitteusklikud ja ütleme religioonsustes ükskõiksed ei väljenda siis usu vastaseid arvamusi, vaid pigem siis need, kellel on digitaalne religioossus. Ja neist siis iseloomustab teistest enam väited, et kirik on võetud siis massidega manipuleerimiseks, nende kontrolli all hoidmiseks, Kristus pole kunagi eestlasele oma arvanud, et religioon takistati inimese vaba vaimset arengut. Ehk siis, et religioossed inimesed on siis need, kes on siis pigem kiriku vastu. Nüüd läheme selle digitaalse religioossusega edasi. Kui neid, jah, et kes need on siis, kui neid paluti ennast määratleda kuidagi religiooni suhtes teisiti kui lihtsalt oma usk, siis tuleb välja, et neid on, et nad ei erine märkimisväärselt ülejäänud eestlased, et nad jagunevad täpselt samamoodi nagu ülejäänud eestlased. Nüüd jällegi, et ühesõnaga ühelt poolt iseloomustas neid oma usuga eestlasi selle institutsiooni vastasus, teisest küljest iseloomustab neid siis mõjutatus uuest vaimsusest, nad on rohkem mõjutatud kui siis eestlased jällegi keskmised. Nad on siis sageli notsijad, on vähem rahukirikut pakutava, nõustuvad vähem kristlik uskumustega, nii on keskmised rohkem mõjutatud uue valitsuse kirjanduse praktika. Nüüd see on väga oluline siis see, milliseid valikuid individuaalse religioossusega inimesed teevad, sellepärast, et nüüd sellest, kui me oleme selles pöördsituatsioonis, siis just need valikud siis määravad selle, milliseks kujuneb tuleviku religioon Eestis. Ja nüüd siis küsimus, et kuigi 2/3 eestlastest eelistab kristluse püsimist sotsiaalkultuurilisel tasandil, miks valib siis traditsioonilise kristluse individuaalse tasemel ainult viiendik? Mis näitab küsimus, miks nad siis valivad teisiti? See on siis hirm institutsioonilise sunni eest, normide väärtuste õpetuse osas, privaatsfääri puudutavad moraalinormid tunduvad eestlastele iganenud kui ülejäänud, kes on kirikust väljaspool. Kristlik usk ei tundu usutav ja negatiivsed stereotüübid ühiskonnas, mis seostuvad kristlusega. Vastavalt uut vaimsust eestlaste seas. Uue vaimsuse kirjandust, mis luges 2014. aastast kolmandik eestlastest, neist 68% leidis enda kinnituse selles kirjanduses õpetusi, mida järgivad igapäevases elus. Ja praktikaga siis oli tegelikult 22% ja 5 kuulus mõnda vaimsesse ühendusse. Kui me neid numbreid vaatame, siis tegelikult on üsna suurel määral, ütleme need, kes siis aktiivselt tegutsevad selles uue vaimsuse subkultuuris, üsna sama palju kui kristlased. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale, et kristlus on olnud kahanevas tendentsis ja uus vaimsus kasvavas tendentsis, siis me võimegi arvata, et kui need tendentsid nüüd jätkuvad, kui kristlus kahaneb endiselt, uus vaimsus endiselt kasvab, siis me olemegi tänases pöördepunktis. Ühesõnaga, kus siis ühe religiooni paradigma hakkab asenduma teise omaga. Me ei saa öelda muidugi, et suurem osa eestlastest oleks uue vaimsuse subkultuuris kuidagi aktiivselt ja tegevad, aga muidugi selle uue vaimsuse õpetuse nagu mõju on laiem, et ta ei ole siis ei piirdu ainult selle veerandi kuni kolmandikuga. Ja nüüd neid, kes peavad end vaimseks kui mitte religioosseks, jah, need on eestlaste seas hinnanguliselt veerand kuni kolmandik. Ja nüüd on ikkagi küsimus selles, et kas kõik need, kes peavad ennast nüüd vaimseks või mitte religioosseks, et kas nad on siis tingimata uuest vaimsusest mõjutatud, ega nad ei pruugi. Ja kuna
sellist, sellist mõistet, mis märgiks sellist kollektiivset identiteeti, nii nagu kristluses, et on kristlased, meie kristlased, ja kui sa küsid, kas oled kristlane, siis on selge, et selle kaudu, kui inimene ütleb, et ta on kristlane, on võimalik ka üles lugeda, eks ole, palju neid, kes ennast kristlaseks peavad. Aga need, kes uue vaimsuse subkultuuris osalevad, nendel ei ole sellist kollektiivset identiteeti märkivat mõistet, nii et selle tõttu on meil neid üsna keeruline üles lugeda. Aga kui vaadati seda gruppi vaimselt kui mitte religioosset, siis tõepoolest nad on mõjutatud rohkem uuest vaimsusest kui eestlased keskmised. Kolmandik on vaimsete praktikatega tegelenud, pooltel on huvi neid tulevikus proovida ja 44% tuleb vaimselt kiirendus, 8% osaleb mõnes grupis. Ja nüüd võrdluses selle kristlusega, kui kristlust pooldavad enamasti vanemad inimesed, siis siin tuleb välja, et kõige populaarsem on see valik vaimne või mitte religioosne 15–24 aastate seas ja kõige aktiivsemad osalejad uue vaimsuse subkultuuris on 20-ndates noorest. Nii et ma nüüd kokku võtan. Jah. Nii et muutuse tulevik täna on otsustada see, milliseid valikuid teevad üksikisiku individuaalsel tasandil. Ja see on siis see jutt, mida ma siis juba mainisin, jah, et kahanemistendentsist kristluse kõrval arvestava konkurendina ilmunud kasvutendentsi vaimsus. Nii et kuidas asjad siit edasi arenevad, eks seda näitab aeg, ega ütleme, ükski protsess ajaloos ei ole lineaarne ja selle tõttu võib ka religioosse pöörde protsessis toimuda ka igasugust erinevaid kurve ja võib-olla ka mingisuguseid reaktsioonilisi arenguid, nii et eks siis tulevikus paistab, kuidas täpselt see käik saab olema. Aga aitäh! Nüüd on siis aeg küsimusteks. On küsimus? On tore kuulata teie ettekannet religioossusest Eestis. Mind on isiklikult häirinud, et miskipärast ajakirjandus on nii, nagu ka teie sellest käis läbi ja meie teise õhtupooliku osas on kirjutatud, et Eesti on kõige religioossi vähem riik maailmas. Mille alusel on selline hinnang antud? Ma isiklikult ei mõista. Käies ringi etnoloogina oli mul võimalus ka varem väga palju peale see aegsetes kirikutes ringi käia. Ja need kirikud siiski Eestis ju kõik jäid töötama ja neid parandatakse ja riigipoolne toetus on, et nad oleksid korras. Need on ka arhitektuuriliselt üks meie tähtis komponent. Peale selle noorte, et teil käisid läbi ka, et vanemate hulgas ainult. Ma olen käinud suurtes siin Tartu kirikutes ka, Pauluses on 1400 on liikmelisi Pauluse kirikus. Peetri kirikus on täis pühapäeviti noorte tegevus toimub nendes kirikutes. Ja ma olen lugenud nendel kirikulehtedest ka, kuidas noored Treffneri koolist üks poiss, kes ütles, et ta tundis, et tal on siiski keegi teda juhib kõrgemal. Ja ta vaatas neid Tartu kirikut, ta valis luterliku kiriku ja ta on nüüd juba noorte juht seal töötavad. Koolid on ju Tallinnas on kristlikud koolid, Peetri kool siin Tartus, katoliku kool, siis Tartu kool juba Põlvasse laienes. Nii et mina isiklikult küll ei näe, et neid saaks tunnistada kõige religioosse vaesemaks riigiks maailmas. See on natukene ajakirjanduslik liialdus, milleks seda tehakse ja kellele seda vaja on. Võib-olla teie teate täpsemalt ütelda. Üle-euroopalised uuringud siis
näitavad seda, et tõepoolest, et kui mõõdetakse sellist institutsioonilist kristlust, siis Eestis on need näitajad kõige väiksed. Aga me peaksime võib-olla veidi sügavamalt kaevama ja vaatama igasuguseid muid nähtusi uurima ja nagu kas või seesama, eks ole, vikaarkristlus või peidukristlus näitab, et tegelikult see kristluse mõju on seni suurem, kui näitavad need otsesed uskumuste või praktikate numbrid. Aitäh, mõnegi veel üks küsimus, jah, ma olen. Vot siin oli nüüd juttu, et kristlus on seal usuturul praktiliselt varsti võrdne kõikide teiste religioonidega. Aga et kui nüüd inimesed valivad, et kas nad arvestavad ka sellise nagu eriomase tunnusega, mis on kristlusel, et surmudest ülestõusmine igavene elu. Teistel sellist võimalust ei ole. Et või ei ole tänapäeva inimese üldse see enam oluline. Ja teine asi, mis ma just eelmisel nädalal kuulnud religioosset anekdooti, mis seletab ja tuleb sellest, et see protestantlusele üldse on omane, kuna neil on isiklik suhe Jumalaga, siis see kirikus käimine. Et võt seal taevas oli mingi ekskursioon või mis on, et seal on kõik need nagu konfessioonide kaupa, et siis nagu tasakaaluks teha seda, mis maa peal puudu ja üle oli. Et üks seltskond seal on kogu aeg pidu. Need on õigeusklikud, sest nad maa peal palju paastusid ja võt siis on ühed, kus on hommikust õhtuni Jumala teenistus, üks lõpeb, teine algab. Need on samad protestantide luterlased, sest nad maa peal käisid väga vähe kirikust. Et on siin midagi vastata või? Olgu, et ühesõnaga, kui sa küsisid selle spetsiifilise kristliku uskumuse kohta ülestõusmisest, jah? Küsisid? Ülestõusmise kohta, siis tõepoolest, ega kui sa küsid inimeste käest, siis ma arvan, et see on lihtsalt niivõrd võõras uskumus, et enamus vastavad, et nad ei usu seda.